minu segasummast suvilasse. Tegelikult see ruum näeb praegu väga korralik välja, et nagu teaksite. Me tegime selle natuke rohkem korda, kui see võib-olla tavaliselt on, mis on eriti õudne veel tunnistada. Igatahes see on minu garderoob, okei? Ja nagu te näete, siis siin toimub päris palju. Ma ei saa enam hoida oma pükse siin sahtlis, kuna see sahtel läks katki, need pükse natukene liiga palju selle sahtli jaoks. Mul läks stange katki üks päev, vaadake, ta ei jaksa enam mu riided hoida kinni ja ma pean oma asju hoiustama niimoodi ja see ajab mind täiesti hulluks. See ajab hulluks, kui ebaorganiseeritud on kogu see ruum. Ja sellepärast ma olengi võtnud vastu otsuse teha sellest ruumist üks korralik garderoobi tuba, kus on kõigel oma koht, kus on organiseeritus ja mis on silmale ilus vaadata. Ja seda ma teen koos IKEA Paks garderoobi süsteemiga. Ma juba kujutan ette, kui ilus see kõik siin võiks välja näha, kui kogu see sein on täis kappi. Igal asjal on oma koht. Ühesõnaga, mul on palju riided, ma armastan riided, see on üks viis, mismoodi ma ennast väljendan. Aga kui sul on palju asju, siis sul peab olema ka mingisugune mõnus, loogiline lahend, kuidas sa hoiustad neid asju. Ja mul on ka see tunne, kui sa asjad ilusasti ära pannud, siis sa tegelikult saad ka hoolitseda oma riiete eest paremini, ehk siis nad säilivad sul kauem ilusad, sest et nad ei ole niimoodi pressitud üksteise otsa. Ühesõnaga, ma võtan siin kaasa oma rännakule. Meil tuleb kohe varsti siia inimene, kes hakkab panema seda IKEA mööblit kokku, sellepärast et see on liiga crazy minu jaoks. Ma arvan, et me läheksime riidu ja me läheks lahku, kui ma hakkaks seda koos panema kokku. Aga okei, igatahes tulge, ma näitan teile, milline meie kodu praegu välja näeb. Siin on selline tore väike IKEA pink meil. Siin me saame niimoodi kohvitada hommikul. Ja siin sees on oluline osa siis sellest IKEA Paks garderoobi süsteemist. Aga lähme edasi ja vaatame, mis siin toimub. Siin on teine osa IKEA süsteemist. Nii et on lõpp sellele, et mul on kaelakeed omavahel pusas ja ma ei saa neid lahti ja need lähevad koledaks, sest et ma saan panna kõik eraldi omale reale. Me teeme korda 2 tuba. Üks on siis garderoob, mis läheb magamistoas ja teine on meie esik. Ja see näeb välja selline. Vaata, kuna mulle meeldib kanda väga palju värvilisi riided ka, siis see tähendab seda, et kui sul on väga palju värvilisi asju, siis see nagu üldpilt on eriti kirju ja eriti siuke nagu segamini. Kui sa tuled uksest sisse, siis esimene vaade, mida sa näed, on see vaade. See on iseenesest nagu hea asi, et siin on nagu mugav asju hoiustada, aga ta ei ole silmal üldse ilus vaadata. Ja mina tahan, et see koht, kus mina elan, näeb kaunis välja, et mul on oma siin mõnus olla. Ma arvan, et kui sa tunned seda inimest, kes sa oled, ja mina olen pigem selline, et kes ma alati kiirustan kuskile, siis ma tean, et see IKEA Paks süsteem, kus on asjad loogiliselt ära pandud, aitab mul paremini eksisteerida reaalselt. Ja ma loodan, et sellest ruumist ja ka sellest teisest garderoobi ruumist tuleb midagi enneolematut, lahedat. Teeme ära. Ausalt ilma Briteta ma ei saaks sellega hakkama. On mul nii head energiat. Anyway, vaadake, kui suur töö on tehtud, väga palju asju on juba ära viidud siit toast. Isegi vaadake, siit ukse tagant on juba täitsa tühi. Tada! Selle veel peab ka eemaldama, aga põhimõtteliselt on veel viimased asjad tassida. Nagu näiteks need. Ja siis juba saamegi hakata päriselt panema kokku seda garderoobi. Vaadake, milline meie kodu välja näeb. Oh my god! Niimoodi me edame. Tegelikult ma tahaksin siin seal tagant kapist võtta ühe asja. Mul on vaja kruvikeerajat, aga nagu ma loodan, et sellel assemblil, kes tuleb panema kokku meie IKEA Paks garderoobi, et tal on olemas kruvikeeraja, sellepärast, et sinna taha nagu ma enam väga hästi ligi ei saa. Mulle tegelikult meeldib see, et me peame vaatama üle oma riided, mida me paneme müüki, mida enam pole nagu vaja, et meil saaks sinna garderoobi ainult asja, mida meil on päriselt tarvis. Minu meelest see on nagu natukene oma garderoobi tuulutus, aga ka oma peatuulutus, see, et me saame korraks võtta selle toad hästi tühjaks ja alustada nullist ja ehitada nullist üles oma garderoobi. Mulle nagu nii meeldib see. Tehke ruumi, palun. Ma muidugi ei tea, mida me sellega teeme. Ma hakkan vist puuritantsu tegema selle sees, sest seda pole panna mitte kuskile. Saate aru või? See läks nagu hetke katki. Kui ma võtsin kõik riided siit pealt ära. Oh my god, aitäh, et sa hoidsid ennast tervena kogu see aeg, et sa mu riietega katki kukkunud. Need stanged, kus juures on ka pärit IKEA-st ja need on olnud meil aastaid. Ma olen neid nagu koormanud kõige hullemate, raskemate riietega, need on väga hästi vastu pidanud. Vaata, kui paindunud see on ja alles nüüd ta läks katki. See, mis oli Harri poole peal, sellega on kõik endiselt väga korras. Ma arvan, et selle, ma ei tea, peaks üldse kellelegi ära andma, sest et see stange on täitsa imeline.
Sellistes tingimustes, kus me pidime oma kodus reaalselt vagusid looma sisse, et saaks ühest ruumist teise liikuda, elasime me hea mitu päeva, aga oleksime ilmselt elanud nädalat, kui mitte kuid, kui ma oleks hakanud ise seda garderoobi kokku panema. Nii et ma soovitan teile südamest, võtke omale ikäsk mööbli kokku pani ja tema teab, kuidas seda teha, tema on professionaal, ta tajub biiti, okei? Küll aga võtsime meie ette töö, mis oli meile jõukohane, ehk siis me hakkasime kokku panema sahtleid, et natukene kaasa aidata ja teate, me läksime ainult mingisugune 5 korda riidustada kõike tehes, nii et soovitan soojalt. Ja tere tulemast meie esikusse, kas ei näe mitte väga palju parem välja. Esiteks, ma pean kohe ütlema, et seinu me pole jõudnud värvida, siin on endiselt mingi aukseinad. Ma tahaksin tegelikult siia ühe suure peegli ja natukene veel paremini asju läbi organiseerida, aga IKEA pakskapid on paigas ja need on nii imelised. Ja kusjuures see valgus on minu meelest tohutult palju juurde sellele kõigele. Nii see kummud, kui siis need sahtlid siin on kindlasti mõeldud ainult sellepärast, et hoida meie tohutut varandust. Sallid, mütsi, meil on nii palju asju, et meil oli vaja midagi, mis mahutaks need kõik enda sisse. See kummud on selleks ideaalne. Nii, ja siis siinpool on meil igasugused ka kingad ja värgid-särgid. Siis siin sahtlis ma hoiustan näiteks päikeseprille. Mulle meeldib need ilusasti ära panna, aga mul on nagu näha natuke liiga palju need asjad, kõik kukuvad. Ja siis siin ülemises sahtlis on siis sellised asjad, et ka mingi prillid on ja pluss nagu sellised nipet-näpet asjad. Kui ma tulen näiteks tuppa õue, siis ma panen alati siia oma ehted, mida ma kandsin sellel päeval, et ma ei viitsin minna sinna taha tuppa viima. Ehk siis siin on sellised ready to go ehted. Ja siin on meie jakikesed, siin on meie mantlikesed. Tegelikult tundub, et siin on päris vähe ruumi. Ja see ei ole vale, sest ruum ongi freaking väike, aga ma tunnen, et me oleme maksimumini ära kasutanud selle, mida siin on võimalik ära kasutada. Aga davai, lähme vaatame üle ka teise toa. Tere tulemast minu garderoobi! Oh my god! Kas see on saanud minu lemmikosa siin kodus või? Ilmselt. Ühesõnaga, selline näeb see IKEA paks garderoob välja, kui siin pole mitte midagi sees. Ja minu meelest on lihtsalt jumalik. Väga suur osa sellest kõigest on ka minu meelest see valgustus. Ma kohe näitan teile, mismoodi see käib. Ehk siis need ribad siin on valgustus ja selline pult on ka siin kaasas. Ja siis, kui ma tulen siia tuppa, siis ma teen niimoodi. Laks! Vaadake vahet! Ma vist ei pea rohkem midagi ütlema, las see tuba räägib enda ees. Ja see on natukene teistsugune kapp kõikidest teistest, sellepärast, et mul on vaja kohta, kus oma kleite saada riputada niimoodi, et nad ei ole alt kuidagi kortsus. Ehk siis see on selline kõrgem kapp ja peaks selle probleemi ära lahendama. Kuna see tuba on väike, siis me proovisime iga väikese nurgataguse ära kasutada. See tuba on tegelikult nii imeliku disainiga. Siin on suur uks ja siin taga on ka tegelikult üks uks. Ja see uksauk on nüüd meil kapp. Minu meelest on väga palju parem lahendus. See on pükste jaoks. See on mõndade käekotikeste jaoks ja tegelikult siia alla ma mahutan ka veel suuremad käekotid ja siin sees on näiteks minu sellised pisemad käekotid ja all on kampsunid ja muidugi nüüd see asi, millest ma olen kõige rohkem unistanud. Ehte sahtlid. Mulle väga palju suuri ehted, siis mulle sobisid sellised lahendused kõige paremini, et ongi nagu palju selliseid suure ehte kohakesi ja siin on ka sõrmuste jaoks ühte koma teist, aga davai, vähem juttu, rohkem tegutsemist, hakkame pihta. See on siis selline suur, ma ei tea, mis nende nimed on, organiseerimiskastid, need ei ole kastid, ma ei tea, ma ei oska neile panna nime. Anyway, ma kutsun need organiseerimiskastideks. Ehk siis siia sisse mahub päris palju sinu riided näiteks. Ja ma teen sellise värgi nüüd, kuna ma ei suutnud välja mõelda, mida ma teen oma talveriietega, siis ma panen need kastid täis talveriideid ja vaadake, kuhu ma need siis peidan. Ma panen need siia üles aukudesse, kuna ma ei oska sinna mitte midagi panna ja sellised geniaalne lahendus. Panna need suured kastid sinna ülesse. Võib-olla isegi mahub sinna ülesse ka üks. Ehk siis mida rohkem storage'it, seda parem. Kuna see garderoobi ruum on väike, tahtnud ma seda vähest ruumi veelgi ära võtta sellega, et panna nendele kappidele ka uksed ette, mis siis avades võtavad ruumi täiesti kinni, mis tähendab seda, et kõik on lahti ja avatud, mis on minu meelest tegelikult väga-väga ilus, aga seda muidugi juhul, kui ma suudan seda korda ka hoida, on ju. Ja selle jaoks ma tegin niimoodi, et kuna mul on väga palju kirjusid ja värvilisi riideid, erinevaid mustreid seal kapis, siis ma proovisin ikkagi värvide ja mustrite järgi enam-vähem panna oma riided niimoodi järjekorda, mis tähendab seda, et kogu visuaalne pilt on natukene puhtam ja teate mida, ka riided on väga palju lihtsam üles leida. Kui ma täna tunnen, et ma tahan kanda musti riideid, siis ma isegi vaatan nende värviliste riidete poole. Ülimugav. See video oli omajagu pikk, aga ma loodan, et te saite siit mingeid häid nippe või ideid, kui te soovite omale koju IKEA paks garderoobisüsteemi paigaldada. IKEA paks garderoobisüsteem on mul tänaseks olnud kodus ligi 6 aega ja
see on veel parem, kui ma oleks osanud loota. Ma armastan seda! Ma väga loodan, et see video meeldis teile, te saite siit põnevaid ideid, kui te soovite ka omale koju paigaldada IKEA-paks garderoobisüsteemi, sest see garderoob teeb minu elu tõesti nii palju paremaks. Ilusamaks, organiseeritumaks. Kui ilus see on, mõtle, see on minu kodu. Wow. Kui sulle meeldis see video, siis palun jätta mulle väike subscribe siia alla, sellepärast, et siis saad olla esimene, kes saab teada, kui tuleb uus video välja. Infosulus elada nagu üldse ei tahaks. Davai, olge tublid. Ciao!